Karl Robin Rillo, täna Quad Open klassis 4. koht. Ikka ei taha kuidagi need teised sõidud masin vastu pidada. Mis siis täpsemalt juhtus teises sõidus? Jah, et see viga, mida me eeldasime, et tuleb ja miks me siis ka Poola euroopakatele ei läinud, tuligi siis välja ja KAS lihtsalt ei teinud koostööd ja ei suutnud sõita normaalselt. Aga ma vaatasin, et siin peale kvalifikatsiooni enne esimest sõitu sul oli väga hea tuju, hea vibe oli üleval. Kuidas sa võib-olla oma esimest sõitu kokku võtaksid? Ei, esimene sõit oli siuke rahulik ja turvaline, et sõitsin enda sõitu, leidsin rütmi ja tõin turvaliselt koju, et nautisin rada ja nautisin ilma. Mulle tundus, et täna väga võib-olla konkurentsi sulle ikkagi kiiruse poolest ei olnud. Eks võtta, kuidas võtta, et rajad on erinevad ja mulle siukesed rasked rajad sobivad, et kõvalt rajad kindlasti sobivad Rasmusele rohkem, et eks nüüd näis, kuidas Pärnus ta seal suudab vastu saada. No Poolas toimuvad hetkel quadide Euroopa meistrivõistlused. Sa ise ütlesid ka just hetk tagasi, et hea, et Poola ei läinud. Kuidas sündis üldse otsus, et tulla ikkagi lange Eesti meistrivõistluste etapile, mitte minna siis Poola Euroopa meistrivõistlustele? Nüüd siis paar päeva tagasi, kui tegimegi viimaseid testimisi, et Poolaks valmistuda ja katsetada, kas kõik ikka töötab, siis tuligi mõlemal masinal tulid siukesed vead välja ja me ei suutnud lihtsalt leida õigeks ajaks põhjust üles. Nii et siukese poole toobise masinaga, et ei ole kindel, kas veab välja ja ei tee koostööd ja no lihtsalt ei tahtnud seda riski võtta, et reisida sinna ja siis, et masin veab alt. Ma olen varem ka kuulnud kiirete quadimeeste suust, et masin ei pea vastu. Mis nende masinatega siis on, et nad ei taha kiirete meeste all vastu pidada? No eks ta nii läheb, et mida kõrgemaks need kiirused lähevad, seda piiri peal sa sõidad ja samamoodi masin läheb rohkem piiri peale, et on nagu on. Kas kuidagi endal läks tujuga ära, kui te ei leidnud seda viga üles ja ei saanud ikkagi Poola Euroopa meistrivõistlustele minna? No eks natukene ikka, aga siis on ikkagi tehnikasport, et siukeste asjadega peab leppima, peab toime tulema ja saab hakkama. Kuidas sa üldse tänase päevaga rahule jääd? Eks suuresti jään ikkagi rahul, et kiirus oli väga hea, rada oli mõnus ja sain ikkagi enamuse ajast nautida, et tehnika tehnikaks, aga lõbus oli. Ja kuidas sulle lange rada meeldis? Täna oli väga mõnus, et nukid olid mõnusad, sooned olid ägedad ja ma nautisin. Igal juhul aitäh sulle ja ma soovin sulle palju edu edaspidiseks. Aitäh!